No tere! Mina olen Konrad, Jaan Puska gümnaasiumi 11. B-klassi õpilane ja täna ma võtan teid kaasa enda ühele päevale Poskas ja juhtumisi tuleb see päev täna päris tihe, aga see-eest äärmiselt huvitav. Ja ma pean nüüd bussile jooksma kähku, et me jõuaks kooli, nii et ega siin ei ole midagi. Lähme näitame maailmale. Ma jäin bussist maha. Pole hullu, et saime teise bussi peale ja kõik on väga hästi. Mul ei ole mitte mingit kavatsust hiljaks jääda. Aga oleks pidanud kella 8:25 kooli minema. Vot siis oleks küll jama lugu olnud. Mingil fantastilise kokkusattumise tõttu on nii esmaspäev kui reede ja see periood hiljem koolimineku päevad, et saab 9:30 kooli minna. Ülimõnus just täpselt nendel päevadel, kus enamus inimesed ei saa ennast võib-olla nii hästi käima. Aga hiljem kooliminek, no sellega saab ikkagi igaüks ennast käima. Vahet ei ole, kas neil läheb rohkem aega, vähem aega. Pean tunnistama, et ma ei tea, mis mu esimene tund on. Äkki on Mata? Äkki? Või on... Ma ei tea. Ühesõnaga, näeme. Okei, esimene tund oli Mata. Ei olnud liiga crazy. Et on täitsa fine. Ma otsin vetsu, nendega on siin suur probleem. Aga see vetsu otsimine tasub ennast lõpuks täiega ära, sest sa saad isegi vetsus uusi teadmisi omandada. Järgtund on inglise keel, nii et lähme. Think. So, and I think. Don't still think, but use a synonym for it. Inka sai varem läbi, let's go. Ühesõnaga, nüüd on söögivahetund tulemas. Ja pärast söögivahetundi on eesti keel, mis toimub mitte koolis, mis on alati väga tore. Me läheme elektriteatrisse ja läbime mingit programmi, et saab päris huvitav olema, loodetavasti. Seniks aga kuni söögivahetundi ootame, saame siin kena vaadet nautida. Koolilõuna review everyone. Et kalasupp täna. Ma ei poolda isiklikult, ei istu, aga meil on siin ka minu fantastiline sõber Kirke äkkida. Ühesõnaga, täitsa valge kala, tõenäoliselt on olnud külmutatud. Ma näen mingit asja ja proovida. Töötab, see nagu enam-vähem töötab täna. Meil on siin proven food critic ja kui inimesed räägivad, et koolitoit on halb, siis uskuge mind, Poskas ei ole halba toitu, isegi kui see on kalasupp, sest see on ikka täiesti söödav ja sa saad sellest enam-vähem kõhu täis. Nii et ei ole miskit ajame sisse ja head isu teile ka. Ma peaaegu unustasin magustoitu hinnata. Seega on nagu 20/10, isegi kui see ei näe siin väga hea välja, eks ole. Mis arvame? Ma sõid juba ära. Marjad olid päris head isegi. Minu. No täpselt. Ühesõnaga, toit on väga okei. Ühesõnaga, kuna mul läks hommikul kiireks, siis ma ei tutvustanud ennast nagu mega palju just. Nagu ma ütlesin, ma olen 11. klassi õpiline ja kui rääkida minu hobidest, siis põhiliselt koolis ma olen rahvatantsija, teen selliseid juhuprojekte, kui keegi pakub mulle ja olen ka siis astronaut, kes ei ole kuulnud sellest, mingi guugeldage, otsige, üks põnev programm on. Ning jah, praegu siin parajasti liigume kenasti elektriteatrisse, kus meil on etatund siis reklaamide teemal. Suht ootan seda, sellepärast et vahelduseks on hullult tore koolimaast välja saada. Nii, elektriteatrisse sai eesti keele programm läbi. Mega huvitav oli. Lühikese kokkuvõttena lihtsalt me analüüsisime reklaame ja üritasime tuvastada neid mõjutamisvõtteid, mis olid. Aga nüüd kiiruga kooli tagasi. Tuleb keka.
ujumine siis konkreetselt. Ma ei saa öelda, et ma väga ootaks seda, sellest, et keegi ei viitsi reedel kell 4 koolis olla. Aga mis sa teed? Aga noh, vähemalt saab selle arvelt siis reede hommikul hiljem kooli tulla. Vähemalt see periood. Koolipäev on ametlikult läbi. No nüüd tegelikult juba pool tundi tagasi läbi. Kell 4 lõppes siis. Ma jõudsin juba, käisin söögipoolist ostmas. Aga ei, päev ei ole läbi. Nüüd lähen ma suure huviga enda kooli lennukaaslase korraldatud vibulaskekoolitusele. Täitsa crazy. Vibulaskekoolitus. Elu sees. Ma ei ole kuulnud, et keegi teeks avalikult vibulaskekoolitust. Vai? Tema uurimistöö ja võimalik tasuta minna. Miks mitte? Nii et ma panen praegu täie hooga sinna. Vaatame, äkki saame mingid kaadrid ka sealt. Ujumine ei olnud tegelikult nii halb. Ma rääkiks siinkohal ka natukene sellest, et miks ma üldse siin olen, miks Poska. Põhiliselt siis, kui 9. klassis tulid gümnaasiumite delegatsioonid ennast esitlema, siis Poska suutis mega hea mulje jätta endast puhtalt tänu sellele, et neil on tohutu valikkursuseid. Ühelgi teisel koolil ei ole nii palju valikkursuseid kui neil. Ja kogu kooliprogramm ongi neil valikkursustele üles ehitatud. Ta saad ise valida suuna, mille sa endale lood. Kuna sa valid endale ise valikkursused, siis sa valid endale suuna ise. Teistes koolides on kindlad suunad. Poskas ei ole, sa ei pea valima suunda. Sa kujundad selle endale ise. Ja see on see põhiline põhjus, miks ma Poska valisin. Okei, me oleme kohal ja vaatame, mis värk on. Läheb andmiseks. Rääkis mingi lugu sellest, kui oli... Tõmbab hakkab, siis ta niikuinii natuke tõmbab sul seda tagasi. Nii, nüüd võiks öelda, et minu kohustuslik päev on tänaseks läbi. Kell on 7:30 ja nüüd ma olen lõpuks sõbrasinnal. Ma ei ole ikka koju jõudnud, aga ma olen siin. Ühesõnaga kohustuslik päev läbi, vibulaskekoolitus, see oli mega lahe. Ja ausalt öeldes nagu ma olen kindel, et teistes koolides ka, aga Poskas olles sul on iga päev võimalik nagu midagi sellist endale päeva panna või kuidas iganes, sul on võimalik nii palju asju kogeda ja see on nii lahe. Poska on nagu nii eriline. Eriti need inimesed, isegi mitte nii väga valikainete pärast, vaid just sellepärast, et seal on need inimesed, kes seal on, nad on kõik nii sõbralikud, nii mõnusad, nendega saab kõike koos teha, mida iganes sa tahad. Sul tuleb koridori peal keegi vastus, ütleb talle tere ja saad hakata lihtsalt rääkima ja kohe tuled. Poska kommuun on lihtsalt imeline. Aga igastahes ma siin tõmbaks oma päevale joone alla. Ma loodan, et teile meeldis, kui te seda vaatasite ja võib-olla need, kes on plaaninud Poskasse tulla, et võib-olla saite natuke aimu, milline üks päev välja võib näha. Ja kui tulete, siis ma väga loodan teid näha ning kõike head teile. Tähtedeni!